kui osad erakonnad veel viimistlevad oma valimisloosungeid, sloganeid ja platvorme kohalike omavalitsuste valimisteks sügisel, siis Eesti 200 tutvustas oma platvormi juba täna siin Kultuurikatlas. Nende slogan on uue põlvkonna Eesti. Me seisame väga selgelt prioriteetsena selle eest, et meil Eesti inimestel kõigil oleks erinevates Eesti piirkondades hea elada, et elanikkond ei koonduks kõik Tallinnasse või Tallinna ümbrusesse. See tähendab ka seda, et me seisame kodulähedaste väikeste maakoolide eest, selle eest, et tervishoiuteenused oleksid kättesaadavad, selleks, et ühistranspordivõrk oleks selline, kus saab liikuda punktist A punkti B. Nii et inimene ja tema jaoks kohal olev kogukond ja kohalik omavalitsus on kõige olulisem. Eesti 200 ehitas oma valimisprogrammi üles 3 sambale: inimene, areng ja kogukond. Programmi on kantud kokku 33 punkti. Märkimisväärsed valimislubadused on alg- ja põhikoolide koolikatsete kaotamine, suuremate linnade vahel kulgev raudtee ning aastaks 2035 prügivabaks olemine. Palju rõhku on programmis pandud ettevõtluse toetamisele kohalike omavalitsuste poolt. Teiseks on väga prioriteetne meie vaatest ettevõtluse toetamine. Me seisame selle eest, et me astuksime nüüd sammu tagasi Eestis sellest nimbipoliitikast, et mitte minu tagaaias. See mitte minu tagaaias on toonud Eesti majandusele keerulised ajad, et välisinvestorid ka vaatavad ikkagi natuke suurema kahtlusega Eesti suunas. Et Eesti 200 seisab kindlasti selle eest, et ettevõtetel oleks võimalik ettevõtlusega tegeleda ja investeerida kõikidesse Eesti piirkondadesse. Väga selge punase joone tõmbas praegune Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin, kes sõnas, et koostööd kriminaalkorras süüdi mõistetud Keskerakonnaga ei ole ega tule. Jašin on ka suure tõenäosusega Eesti 200 Tallinna linnapea kandidaat. Vastutuse oleks ta nõus ka võtma. Olen öelnud siis ainult Eesti 200 ja minu eestvedamisel on võimalik hoida korruptsioonikorras 3 korda süüdi mõistetud Keskerakond Tallinna linnavalitsusest. Oleme võtnud väga selgelt ja mina olen võtnud vastutust Tallinnas eestikeelse hariduse ülemineku eest, õpetajate palga, töökoormuse eest ja ma arvan, et seda kõike on kõvasti tehtud Tallinnas. Minuga see jätkub ja ma loodan, et inimesed panevad seda ka tähele. Praegu on Eesti 200 esindatud 10 kohalikus omavalitsuses. Loomulikult minnakse sügisel toimuvatel valimistel oma nimekirjaga välja neis 10 linnas või vallas, aga erakonna ambitsioonid on suuremad. Lisaks sellele on meil ka oma inimesed väga paljudes teistes omavalitsustes, kus me läheme välja ühiste valimisliitudega, kus me tunneme, et pigem koostöö teiste samameelsete nimekirjadega on meile kasulikum, aga Tallinn, Tartu, Viimsi, Saaremaa, Hiiumaa, Põlva, nendes linnades ja valdades me läheme välja oma nimekirjadega. Kuidas aga võiks Eesti 200 valimistel minna, arvestades, et just kolmapäevaste Ühiskonnauuringute Instituudi avaldatud erakondade reitingute järgi oli nende toetus vaid 3,1% ning madalal on see püsinud juba pikemat aega. Eks ta ole ikka üsna ebalev, et võimalik, et sellest programmist ei olegi nii väga suurt abi nüüd nendeks kohalikeks valimisteks, sellepärast, et nagu on teada, et siis kohalikel valimistel rohkem hääletatakse kandidaadi poolt kui sellise teatud ideoloogia poolt. Ja kui eelistatakse kandidaati, siis see tähendaks seda, et Eesti 200 peaks leidma nüüd enda jaoks olulistes kohtades selliseid mõjuvaid kandidaate, kvaliteetseid kandidaate ja mis need olulised kohad on, eks nad ole enne kõike ikkagi suuremad linnad, hakkame siis Tallinnast pihta ja Tartuga jätkates.